Annikul läks meil üldiselt väga hästi. Peamine eesmärk oli tutvuda siis uue autoga ja et tegime talle enne Dakari ka sellise kerge värskenduse, vaatasime kõik põhilised sõlmed üle ja vahetasime ära, mis vajas vahetamist. Ja veenduda, et siis kõik toimib. Ja uus auto on 4-vedu, eelmine auto oli tagavedu, eks see on päris suur erinevus. Oma olemuselt uus auto on ka 400 kilo raskem, aga ma ütleks, et meeldiv on nende mõlemaga sõita, et lihtsalt ühel on nii-öelda parem pidamine raskemates oludes ja ühel on jälle sirgemal teel võib-olla parem kiirendus ja nii edasi. Auto ettevalmistamisel me ei teinud väga suuri nii-öelda muudatusi, peamiselt juhi järgi iste ja rihmad ja sellised asjad, et vedrustuse seadistamisega me veel hakkame tööle, et koha peal vastavalt oludele. Ja nende kõrberallide või rallireidi võistluste juures kindlasti kõige huvitavam asi on kõrb või liivatüünid, et see on kindlasti asi, mida meil siin Eestis on väga vähe ja me võib-olla kujutagi ettegi, kui suured need võivad olla ja kuidas seal tuleb sõita. Et see oli esimestel võistlustel väga raske, aga mida aeg edasi, seda paremaks ta läheb. Et see on, ma arvan, ka see asi, mis on nagu võib-olla kõige erilisem, et muu on ikkagi selline auklik ja kivine tee, et seda saab siin ka kogeda. Seal on nii kivikõrbe kui liivakõrbe ja seal igas selles kõrbes on ka veel erinevad nüansse, et on mingid jõed, orud, erinevad takistused, mida siis ületada ja tegelikult need mehed, kes on nagu siis rohkem sõitnud, nad oskavad seda infot sealt nagu maastiku põhjal lugeda. Et näiteks kui sa vaatad liivale peale, tundub, et üks liiv kõik, aga tegelikult on liiva värv, et üks liiv on ühte värvi, kannab sind paremini, teine liiv on teist värvi ei kanna, siis kus on, ma ei tea, kaamel oma häda teinud, et näed, rada läheb üles, et siis sa tead, et see on selline koht, kus jällegi kannab ja saad autoga sõita, et see on niisugused erinevad nüansid, et mida nagu jälgida, aga kuna nagu meil nagu nii palju kogemust pole, siis me siis kasutame nii palju infot ja teadmisi, mis me oleme siis siiamaani nagu õppinud, aga kõvemad mehed kindlasti oskavad paremini seda maastikku lugeda. Pigem öeldaksegi, et katsu ikkagi rohkem nagu ümbruskonda jälgida, et sa pead muidugi selle info kätte saama, mis sul seal roadbookis kirjas on ja need suunanäidud ja asjad, et neid ikka jälgima. Aga sa pead ikkagi kogu aeg ümbritsevat nagu jälgima, et kus on mingi teeots või et sa mööda ei pane, et see navigeerimine on hästi oluline, et seda nagu hästi teha, siis sa pead seda maastikku nagu lugema või hindama ja vaatama, et see on selline oluline asi. No üldjuhul ikkagi, kui sa legendis eksid, siis on kõige lihtsam viis, et peatad kinni, lähed täpselt sama teed mööda tagasi sinna kohta, kus sa saad aru, et siin me oleme olnud, see on see õige koht ja siis hakkad sealt uuesti proovima. No minu ettevalmistus hakkas tegelikult siin mõned aastad tagasi, kui ma liitusin CrossCardi Eesti meistrivõistluste sarjaga, et üldse aru saada, mis see 4-rattaliste maailm endast kujutab. Aga otseselt selle Dakari ettevalmistus hakkasin pärast eelmist Dakari, et tiimi ja tehnika otsimisega, kuni nüüd lõppes siin oktoobri alguses, siis viimase ralliraid maailmameistrivõistluse etapiga Marokos selle läbimisega. Kui keeruline see oli tsiklilt auto peale üle minna? Jaa, see on ikka hoopis teine maailm, et neid nagu kahte asja päris täpselt võrrelda ei saa, et meie jaoks eks me oleme näinud seda ralliraidi ja näinud selle võidusõidu iseloomu, aga see sõit on väga erinev, et just see, et väga erinev teeb just see, et me oleme nüüd autos kahekesi ja et kui me oleme eluaeg sõitnud iseenda nagu teadmise ja kiiruse valiku järgi, siis nüüd on see nagu üks peab sõitma nii kiiresti kui saab ja teine peab veel kiiremini lugema kaarte ette ja vaatama looduses, mis toimub ja kuidas ja kuhu minna. Et just see nagu kahe asja kokkupanek on olnud niisugune meie jaoks niisugune huvitav pool. Algul kindlasti on natukene keeruline selle peale, et sa nagu ei juhi seda autot, aga tegelikult kaardilugeja ikkagi juhib seda autot, et algul tundus natukene igav see väljakutse mulle, aga tegelikult on väga kihvt. Mulle hakkas aina rohkem meeldima, mida rohkem me seda tegime Toomasega ja ma arvan, et selle kaardilugejana on tööd küll. Õige raja leidmine ongi peenikene kunst, ega seal vahest on väga palju õnne ka vaja, et sa selle õige raja seal leiaksid, aga üldiselt on seal ikkagi legend paigas, mille järgi see navigeerimine käib ja
vead ikka tulevad sisse, tulevad kõigile, aga vead tulevad sellepärast, et see kõrberalli on nii pikk ja need päevad on hästi pikad ja seal kõrbes on hästi palju jälgi, ega seal kindlat teed ei ole nagu ja tihti pead hoidma nagu kurssi kraadi järgi ainult ja eksimisi tuleb ette, aga võitja ongi see, kellel kõige vähem neid tuleb ja kes kõige puhtamini päeva läbi teeb, et